tulime Indrekuga RMK puhke kohta tegema oma uut metsandusvideot ja näe imet. Leidsime rästiku või nastiku või. Ehmatus oli järjekordselt väga meeldiv ja Indrek sai esimest korda elus näha madu. Oi, ta oli väga kuri. Aga me ikkagi leidsime, et tegemist on ägeda loomaga ja minu poeg Indrek oli sellega täielikult nõus. Aga jätkame siis kuuse ja kuuse juurepessi teemadel. Mida siis teha selleks, et vältida juurepessi levikut oma metsa või? Esimene asi on see, et ei istuta kuuske okaspulangile või. Istutate oma kuused lehtpulangile, soovitavalt hall-lepikpulangile, kui on teil see olemas. See tagab selle, et nakkumisoht on kordades ja kordades väiksem. Hetkel on juurepessist saanud kasvukoha tüüphaigus, see tähendab seda, et tegemist ei ole enam üksikpuude haigusega, vaid on metsamassiivide haigus, mis on kontrolli alt täielikult väljunud. Eesti Maaülikool on teinud mitmeid märkusi juba RMK-le, et selline kuuskede metsade majandamine ei ole jätkusuutlik. Kas RMK lähtub nüüd ärilisest vaatevinklist, et eesmärk 40 miljonit kasumit, raske öelda. Siiamaani Eesti Maaülikooli sõnutsi ei ole RMK nagu kuuskede raie muutmise plaani arvesse veel võtnud, aga Eesti Maaülikool teeb kõik selleks, et RMK-ga saaks meeldivalt suheldud ja eesmärk oleks mõlemapoolselt mitte teha äri, vaid metsa majandada jätkusuutlikult. Kas neil see ka õnnestub, seda näitab aeg. Hetkel on Eesti Maaülikoolis käimas üks uurimistöö. Mul hetkel see uurimistöö nimetus ei ole meeles, ma mõnes järgmises videos teile sellest kindlasti räägin. Ja selle uurimistöö eesmärk ongi RMK-le tuua nagu otsesed faktid, mis tegelikult metsas, Eesti metsas hetkel toimub. Et ei oleks ainult äri, vaid et me majandaks metsa sedasi, et meie lastel oleks ka mida majandada metsa. No mets ei kao kuhugile selles mõttes, aga metsa väärtus küll langeb, kui teda valesti majandada. See ongi nagu kõige suurem probleem. Esimene asi siis, mida meeles pidada, kuusk istutada lehtpulangile. Teine asi, mida meeles pidada, puhtkuusikuid või kuuskede valgustamine, kuuskede mahalõikamine. Ära lõpetada täielikult nii RMK metsas kui erasektoris. Erasektor osaliselt teeb seda juba, aga RMK kahjuks mitte. Ja kolmandaks on see, et kui on tõsine vajadus harvendusraiet teha kuusikus, siis harvesteritele Rodstop, see on siuke, kuidas ma nüüd ütlen, see on seen. See on samasugune, ta on teistmoodi seen, mida pritsitakse, see on siuke vedelik, mis käib harvesteri lõike pea külge mingi aparaadiga, ma ei ole sellega väga kursis, sest ma isiklikult ei tegele harvesteritega, aga ta käib kuidagi harvesteri lõike pea külge käib siuke aparatuur, millega pritsitakse, lõigatakse känd maha ja pritsitakse kohe känd Rodstopiga kokku. No see on, mingis mõttes see aitab, aga probleem on selles, et juurepess levib ka katkiste juurte kaudu, et kui traktor kuusiku puru sõidab, siis on pritsimisest väga vähe kasu. Et selles mõttes see on, ütleme nii ja naa abivahend. Kui vanasti oli arusaam, et juurepess talvel ei levi, siis Eesti Maaülikooli uurimistööd näitavad seda, et juurepess levib hetkeliste Eestimaa talvedega väga edukalt. Nii ka edukat metsamajandamist, mõtleme oma laste peale ka ja laste peale, kes on veel sündimata ja ehk õnnestub meil näha kaugemale kui 40 miljonit eurot kasumit RMK moodi vaadates. Eesmärk on ikkagi jätkusuutlik metsamajandamine ja ma leian, et see peaks olema kõigi ühine eesmärk. Aitäh kuulamast!